Mina olen Janne Järva. Igapäevaselt ma töötan Eesti Pimemassööride Ühingu koolitus- ja massaažikeskuses. Ja olles ise vaegnägija, siis oma igapäevases töös ma korraldan teistele nägemispuudega inimestele massaažikoolitusi, rehabilitatsioonikursusi, erinevaid vaba-ajaüritusi. Oma töös ma kasutan ise ka erinevaid abivahendeid ja minu ees siin laual on praegu üks minu põhiline töövahend, mis on lugemisteler ja ta suurendab umbes 38 korda. Kuidas ma üldse jõudsin Nurrulandi lugudeni? See oli juba üsna ammu, umbes 10 aastat tagasi. Ma nägin unes ühte oma kassi. Mul on terve elu olnud kodus kass ja koer ka. Ja see oli hästi selline värviline ja selles mõttes tore unenägu, et ta oli nagu film, kus siis see kass ütles mulle, et ma tervitan sind Nurrulandist ja samal ajal taustal olid sellised hästi ilusad värvilised loodus- ja majakesed. Sellised punase katusega majakesed, nagu ma just Nurrulandi lugudes ka kirjeldan. Kui minu jaoks oli Nurrulandi lood valmis saanud, siis ma sain kokku Kerliga, kes hea meelega oli nõus selle raamatu valmis tegema. Ja Kerli kaudu ma sain kokku Sirliga, kes oli terve elu unistanud sellest, et teha ühele lasteraamatule pildid. Kui esimesed pildid olid valmis saanud, siis me näitasime neid lastele ja need pildid hakkasid kohe lastega rääkima. Nad hakkasid väga ilmekalt seda lugu edasi jutustama. Koos Nurrulandi lugudega tuleb ka Pahanduste Paula värvimisvihik, kus siis lapsed saavad ise värvida kõiki neid pilte, mõelda nende tegelastele uued värvid, mõelda oma tegelasi sinna juurde ja sellega anda sellele raamatule omalt poolt ka juurde. Ümberringi oli pilkaselt pime öö. Vaid kuu nägi pilveserva tagant alla piiludes üsna mõtliku koonuga sammuvad Paulat ja üht väga ähmis kärbest tema pea kohal kaasa kihutamas. Pirr pirises Paula pea kohal sõjaplaanist ja Paula katsus oma mõtteid kärbseplaanide sarnaseks sättida. Nii palju oli ta aegapidi oma krapsakat iseloomu kohendanud, et ei tormanud enam ummisjalu kaklusesse, kui Nurrulandi saatus mängus oli.